Kevade ootuses oleme eesmärgiks võtnud innustada vaatajaid liikuma. Just seetõttu tutvustame teile igas saates erinevaid sportimisvõimalusi lootuses, et igaüks leiab endale kõige meelepärasema, millega oma keha ja vaimu virgena hoida. Tegemist on sellise treeninguga nagu Synergy. Ja siin me töötame siis terve keha läbi, see on jõutreening, mis annab inimesele head tuju, tervist, mõnusalt aega veeta heade inimestega koos. Inimesed arendavad siin nii jõudu, nii kiirust, nii võhma, absoluutselt kõike saab siin teha. Algab nagu praktiliselt kõik treeningud natukene soojendus sisse, töötame liigeseid läbi, anname sooja natuke ja siis hakkamegi pihta. Trenn meeldib paljudele just sellepärast, et see on vaheldusrikas, traumaohud on peaaegu et välistatud, sest treener püsib kogu aeg kõrval ning jälgib õiget tehnikat ja kindlasti ka treenitavat ennast. Ma olen alati kõrval ja ma vaatan, et ta teeks õieti neid harjutusi, sest alguses ükskõik mida me ei teeks, on kõige põhilisem tehnika kätte saada. Ja siis võib juba kiirust, raskust juurde lisada. Kõige sagedasem küsimus ja soov, mida praegusel ajal treeneritele esitatakse, on tahe suveks saledaks saada. Küsime siis meiegi, et kui praegusest hetkest kõne all olevate treeningutega korralikult algust teha ja kindlasti püsivalt jätkata, kas siis juuni alguseks on füüsiline vorm silmnähtavalt parem? Ma garanteerin seda, et ma annan maksimaalselt endast panuse sellega, et saavutada neid tulemusi. Aga ma ei tea, mis inimene sööb kodus ja mis eluviis tal peale jõusaali on. Et kui ma hoiaks kätt pulsi peal, ma garanteerin, et suveks inimesed on normis. Põhiline osa on ikkagi toitumine, sellest hakkab ükskõik milline kaalu langutamisprotsess või saavutamine midagi. Aga on vaja 3-4 korda minimaalselt käia, et saada mingit tulemust. Mitte ainult selles trennis, vaid üldse trenni teha 3-4 korda nädalas, et saada midagi. Treenerite kinnitusel eelistatakse ehk siis soovitakse just selliseid trenne, mis tagavad kiired tulemused, aga on see üldse võimalik? Esimene tulemus on tegelikult suht kiiresti kätte saadav. Inimesed, kui näiteks võtavad kaalust alla, suht kiiresti saavad seal 6-7 kilo alla, aga need 3-4 kilo, mis on veel vaja kaalust alla võtta, need eriti kergelt ei tule. Ja sellega juba natuke rohkem aega läheb. See oleneb kõik inimese kehast, inimese toitumise struktuurist, kineetikast, absoluutselt kõigest. Aga esimesed tulemused on suht kiiresti kätte saadavad. 2 kuud käid ära ja siis juba näed, et on midagi, jõuan juba 3 kätekõverdust ära teha, sirgetel jalgadel näiteks. Kes tervislikul moel kehakaalu juba langetanud, see teab, et edu tagamiseks ja säilitamiseks ainult trenni tegemisest või juurikate nosimisest ei piisa. No loomulikult vähem rasvast toitu, jahust toitu ja suhkrut, sellist toitu ja valku rohkem, juurvilju, puuvilju, õhtuti mitte süüa. Meil kõigil on eripärad, sageli just need piirkonnad, mis teistele silma ei hakka või lausa nunnuna tunduvad, tekitavad inimesele endale kõige suuremat tuska. Seepärast on hea, kui isegi teatud kehaosi saab vastavalt soovile kenamaks timmida. Saab täiesti, aga jällegi ma mainin seda, et inimene ei pea nagu hooajaliselt käima saalis või midagi sporti tegema, vaid see peab olema elustiil, elu mõte, et kui sa alati teed sporti ja siis sa saadki normi. Siin võib alustada nii nooru kui ka vanem inimene, nii algaja kui ka edasi jõudnud. Tegelikult siin kõik oleneb endast. Mida kiiremini sa teed, mida sügavamini sa istud, seda rohkem sa koormust lihtsalt saad. Aga siin võivad teha absoluutselt kõik inimesed seda trenni. Miskipärast just naised on need, kes treeneri sõnul eelistavad täna tutvustatavat treeningut. Ma ei oska naiste eest vastata, aga ma usun, et see ongi see põhiline, miks nad tulevad, et nad töötavad siin terve keha läbi. Ja kui inimesel on mingi soov, et ta tahab, ma ei tea, seal kerelihaastele näiteks rohkem anda koormust, ta ütleb mulle ja ma annan lihtsalt selliseid harjutusi, mis annavadki koormust selle spetsiaalse lihase peale. Ja väga tähtis on tegelikult tehnika alguses kätte saada. Sa ei pea raiuma nagu teised, sa ei pea võrdlema ennast teistega. Sa teed õieti ja see aja pika peale sul tuleb välja see juba jõud ja koormus, hakkad lisama seda juurde.